Mis ma veel pakun teile? Tere! Mul käidi üks kihkekaart veel juurde jõululoori kasti. Bravuur! Nii, ja väike koer on valmis. Me anname mikrofoni korraks tagasi. Kutsu on meil valmis. Kas teil nimed ka olete välja mõelnud või? Ei ole, aga ma näen, et siin on üks väike tüdruk, kes teab ikka, mis kutsu nimi võiks olla. Kas sa soovid seda kutsut endale või? Ei tahagi või? Äkki emme tahab? Palun. No super, Kaar oli nii rõõmsa näoga ja tegelikult on õige ka, et võõrad kutsid ega olnud ei tohigi asju vastu võtta. Et vähemalt ema oli kõrval ja võttis ilusti vastu. Aga järgmiseks proovime teha siis flamingot. Kas lapsed teavad, kes on flamingo? Ja tegelikult flamingo on selline roosa lind ja mina alustan tema tegemist tavaliselt nokast. Teeme talle sellise ilusa musta noka. Hopsti, must nokk hakkas ära lendama. Aga pole hullu, mul on veel õhupalle kaasas õnneks. Nii, flamingole siis alustame noka tegemisest. Ja siis lähme juba edasi pea juurde. Äkki sa võid ise kommenteerida, mida sina siin näed? Ma ei oska kommenteerida, sest iga detail on sellistest ümmargustest osadest kuused, sest kui on aru saada, mis on sellist on ühine keha. See on pea osades, aga loomulikult on need liikid enne arvu ja teised valmis. Ja tihti öeldakse, mis asja sa teed, see ei ole selle asja moodi, aga lõpuks, kui valmis saab, siis ikkagi vaadata järele, kõik oli see koeramoodi, oli saab oli ina ja silmad olid ka, nii et loodan, et saad ära, kas on koer. Aga kui ei saada, siis ma ütlen, et see oli koer. Aga nüüd siin ei valmi enam koer, nüüd valmib üks lind ja linnuks on flamingo. Aha, näed, hakkab juba aru saama. Pea on kolju ja on pandud ka üks silmamuna. Nüüd on teine ka teiselt poolt välja. Ja nokk on täitsa olemas põskedega. Nüüd lähme kaela juurde, jah. Kael on tegelikult ka juba olemas, aga me teeme keha ära, et kuhu see kinni panna. Kael on üks selline pikk kogu pall, need lihaseid juurde ei vaata, aga keha tuleb natukene tuskem. Keha peab tulema tuskem ja savadeni väga ilusti taha ja mis on flamingol on jalad ka või? Kui niimoodi asjad pead mõtlema, milline on flamingo saba? Ega ei teagi. Siin ei naabutata pealt, pigem raputatakse. Kui niimoodi mõtlema hakata, see ei või teha küll, milline on flamingo. Seda lihtsam mul, et kui ma teen midagi valmis, ütlen, et flamingo saba on selline, siis võib ütelda jah. Kas pigem nagu haidul on pigem nagu sookoel? No vaatame, mis kummad, kuidas see välja tuleb, et seda saame lõputustada, et kelle moodi ta on siis. Nii, aga meil on vaja nüüd panna see kael siia keha külge ka. Ja see, kes mõtleb flamingole kõige flamingolooksema nime välja, see saab selle flamingo siis endale. Nii lapsed hakkavad juba siis nime välja mõtlema, mis on flamingo nimi ja supermoele siis otsustab, milline nimi on kõige sobivam. Nii et olge head, pange juba oma ajurapud tööle, et
välja mõelda, flamingo, näed, sügavamalt võetakse veel õha, sealt võetakse puup juurde, kui su õhupallidega. Lapsed nägitab, et see õhupalle on, neil on seal korralikult. Aga siin on veel koti täis, nii et jätkub. Selle kotiga me saamegi vahepeal võib-olla teha sellist asja, et kes on julgema, tulge katsuga seda kotti. Tulge katsuga, kui palju võib üks õhupall kaaluda, nii et lapsed saate sellega trenni teha. Katsuge üles tõsta seda siit sammast ilusti kinni võtta ja vaadata ja võite siis hakata pakkuma ka, et palju seda õhupalli sees võiks olla. No, see on juba järgmine ülesanne. Esimene ülesanne oli, mis on flamingo nimi ja teine ülesanne katsudes seda kotti siin pakkuda, kui palju võiks olla seal õhupalle. Ja siis kolmanda küsimus on endale see, kes ütleb kõige lähemast kuulema. Ja, teeme niimoodi. Teeme niimoodi. Saate senikaua flamingo palli öelda, et siin ei hinnata, võidis tulevad õhupallid. Ja siin vaatame kuju võtma keha ilusti valmis, jalad on ka, nüüd pannakse pea keha külge ja üks asi on puudu, see saba, see müstiline saba, milline on flamingo saba. Keegi ei teadnud hetkel, aga me saame teada, sest Super Mario teab. Mina muidugi tean, ma olen varem ka flamingosid näinud. Oled pilti näinud, jah? Ja, pilti olen näinud. Ja siis ma mõtlesin, et kindlasti selline sama vaatame. Läheb siis küllegi raiusti. Nii. Kas flamingo saba võib selline olla või? Jaa, no muidugi võib, sest ma tean ju täpselt. Aga nii. On flamingole nimi ka välja mõeldud või? No mis sina tahtsid öelda, mis flamingo nimi on? Sina tahtsid? Lillitai. See kõlab küll vahvalt selline Lillitai. Kuidas tundub sul Tampsoniga ka kokku või? Väga hästi, aga ma vahepeal siis, kes tahavad siin vaadata, mis kotis on, et ainult kaalu järgi ei peaks pakkuma, siis saame nii teha, et teeme lahti ka selle. Vot, sa võid ka oma mõtted mängu panna, et kui palju siin õhupalle võiks siis olla. No vaadates seda õhupalli suuete hulka, siis mina olen ausalt, ma pole nii palju õhupalle enne näinud. Ma pakun, et siin võiks olla 702 õhupalli. Aga sa näed minu pakkumine ühe, kui veel oma pakkumisena. Mis sa arvad, kui palju siin on? Pakku mingi number. Üks number. On jumaline number või täitsa suvaline? Miinus eksimisvõimaluse ka sadades. Sadades nii, aga noormees ei teadnud, aga paneb sarvad võiks õhupalli. 56 nii, aga teie siit. Palju võiks olla õhupalle? Selles, nii, siit issi ütleb 1800, 1056, 702 ja palju teie õhupalle seda võiks olla? 900, nii, siit palju võiks olla? Täiesti kollivad. See on küll teha. Tahtsin läbi auku vaadata, et kuidas ta ei näha, aga noh, ei ole aukugi. Mis on järgmine kuju, mida ta teeb õhupallides? Sul on kast või? Mis siin praegu küsimus on? Inimesed saavad, siis tuleb
pesa olemas. Eks me näe. Mitte seda, et kas me oleme ligi lähedal selle... Ei ole? Ükski number või ligi lähedal? Ei ole. No tõlge. Et siis... Siit ajades seda väga kuulus ja... Nii, kas see on õige? Ja siis on ka veel kuusevalgus on, kuusevalgus seepi ja teate see südamein, see lõhnab lihtsalt inimesed ja mõtlesid, et selle aasta saab. Ma tean. Siis on head konged jõhvikasinepid, kuusevalgusirpid, männivalgusirpid, jõhvikakrügi ja noortel on selline hasartne seltskonnamäng, mis paneb proovile nii sinu keha, vaimu kui ka maksa. Et selle leiab ka 2kraadine.ee lehe peal. Kas sa pead kõik ära raiskama korraga? Saab vana. Kas on see? Sest ma olen ju kasutanud ka vaata seda pitsmepüüdjat ja Nüüd on nii reaalne. aitäh teile. Aitäh sulle. Aga eks me siis näeme, kuna näeme. Suur on 15 ja väike on 10. Magusale magusat otsa. Ei, ta on jah magusama poolt. Ja teda saab mulliveega võtta, kui ei taha liiemisi. 30. Ja maksab 15 ja 30. Soliidne. Aga siit siis jagatakse praegu tõupalle, kes soovivad, palun võtke endale siit tõupallid juba. Jaa, tuleb smordiga. Ma ei tunne. Nii, aga kallid sõbrad,
pikkadest õlupallidest, tõesti super. Nii, annan korraks supermaailma mikrofoni tagasi. seal hakkame tunduvalt väiksemaid all the produce except for the black tea is grown in my own home, so no additives, no food colorings. It's all very organic and natural. And this is the cherry plum one. It's like a sour plum, basically. It's like, it's really rare. You don't see it often in stores. I'll try the cherry plum. So all of this is from your garden? Yeah. These and these, but the black tea got really grown at home, so. Ja kasutage võimalust, kui siis kontakti midagi jõuluajal igal, siis seal on väikene võimalus säravamaks teha. Õlupallid liikusid nüüd ukse juurde, supermaailma juurde, selle edasi tegema, kes soovid näha, siis palun see võimalus võtta. Muusikat meil on saanud kuulda jätku. Kuulmised ei ole vaja. Oh
see 8. Ma panen sul luku kinni. Nii, annan sulle see 3 ka. On. Tubli poiss. Tubli poiss. Oh. Nii. Tere. Sul luuletus ka on. No. Ma võin sulle palki saada. Teeme patsu siis. No, teeme piltiga. Oota. Nii. Oh. Ja, so. Warum musst du das?
Lihtsalt meil on siis hetkel aega, selle hetkeni, kui me hakkame jõululoosi tegema, aga need, kes on äsja saabunud, vaatame teie jaoks ka üle kõik, mis meil loosi auhindadeks täna siin on. Loosi auhinde on palju, püüdsin neid kokku lugeda, orienteeruvad 80 erinevat eset ja kinkekaarti, aga mis seal siis kõik on? Namaste Jaanise restoran on välja pannud 50-eurosed ja 20-eurosed kinkekaardid. Goldtime kullapood pani välja 3 50-euroste kinkekaarti. Üks nendest Goldtime kinkekaartidest läheb raadiosse Ring FM. Kui te käite siin kaubanduskeskuses ringi, leiate kindlasti ülesse, kus kohas nemad asuvad. See on selline eriline boks, kus kohas on mikrofonid ja inimesed mikrofonide taga räägivad erinevatest asjadest. Kõike seda, mida nemad seal räägivad, saate teie kuulata otse raadiost. Nii et üks Goldtime kinkekaart läheb siis raadiosse ja 2 tükki tulevad õnneloosi, mis hakkab siis siin samas aatriumis kella 2. Taco Fashion on välja pannud 2 30-eurost kinkekaarti. Tele2 Võru esindus on teid üllatanud sellel aastal ja nende poolt on siis Huawei käekellad ja neid on 2 tükki, mitte tavalised käekellad, vaid need on nutikäekellad ja ühe kella väärtuseks 249 eurot. Ja et see kellasid on kokku 2 tükki. Taco on välja pannud 2 kinkekaarti, mõlemad 30 euro väärtuses. City Alko 3 kinkekotti, kauplus Koduilu ühe sulepadja teie jaoks. Nii, Selver on välja pannud 5 kinkekaarti, kõik need on 30 euro väärtuses ja nende poolt ka pehmed padjad. Pet Market lemmikloomapood on siis teie jaoks pannud loosikasti 20 euroseid kinkekaarte ja neid on 3 tükki. Siljasport siin aatriumi teisel korrusel, lava tagant on sissekäiguga 4 paari villaseid sokke. Ja need ei ole tavalised villased sokid, need on siis näiteks Björndali sokke on 2 paari, sellise kaubamärgiga siis Karitraam sokke on ka 2 paari ja need on siis kõik täis villast. 50-eurose kinkekaardi on välja pannud August Sappe pesubränd. Kauplus Merivell 30-eurone kinkekaart. Pöialpoiss mänguasjapood, mis on siis siin Võru linnas kõige suurema valikuga mänguasjapood. Nende poolt on kelk, lumelabidas ja suusad lastele. Maraton spordi poolt 2 kinkekaarti, mõlemad 25 euro väärtuses. Denim Dream 2 kinkekaarti, samuti 25 euro väärtuses. Pizzakeost, nende poolt 5 kinkekaarti ja kõik need on 10 euro väärtuses. Taco on välja pannud 2 kinkekaarti 30 euro väärtuses. Ideaalkosmeetika 4 kinkekomplekti ja kuna eelmistel aastatel on teada, et need kinkekomplektis olevad erinevad tooted vajavad ka erilist lähenemist, siis nendes kinkekomplektides on ka teie jaoks pandud reklaam ja sellised infolehed. Angel Gold 10-eurone kinkekaart. Kebab Taren on välja pannud 3 kinkekaarti, kõik need 20 euro väärtuses. Rahvaraamat 10-eurosed kinkekaardid, 3 tükki. Kaapsoom käsitöö küünlad, nende poolt kinkepakk ja see on 20 euro väärtuses loosiga. Nii, aga järgmine kaubanduskeskus. Kagukeskus kaubandusega on siis ise tulnud välja nagu igal aastal, et nemad maksavad raha tagasi tšeki peal olevale, õnneliku tšeki peal olevale summale, siis see inimene saab oma raha tagasi. Lisaks 5 spordikotti ja joogitermosid. Klikk elektroonikapood. Nendel on päris mitu 6 kinkekaarti, 5 tükki on neid 20 euro väärtuses ja 1 50 euro väärtuses. Pro Optika
on 2 õnnelikule välja pannud Polaroid prillid, nii et inimene saab 1 kuu jooksul ise minna Pro-optikasse ja valida Polaroid prillide seast enda auhinna välja. Triin soppab, koppab pood, 2 kujundusega tassi. Siis vaatame siit, et Valeri on pannud massaaži salongis välja 70-eurose kinkekaardi ja see teeb kokku siis 120 minutit ehk 2 tundi massaaži. Võrumaa Teataja ajalehed on siis välja pannud 2 digilehe tellimust 3 kuuks ja siin viimasena on veel toodud mulle 1 kinkekaart ja see on kaubandus Bravuuri poolt ja see on 20 euro väärtuses. Nii et kallid sõbrad, kasutage võimalust, poetage oma tšekk loosikasti, 15 minutit ja tund aega, ütleme 75 minutit on teil võimalus veel neid tšekke sinna poetada, siis tuuakse see loosikast siia aatriumisse ja me hakkame sealt välja võtma õnnelikke võitjaid. See, kes tahab võita, olge head, olge ka ise kohal. See info on ka kõikidel Kagukeskuse jõululaada plakatitel olemas, et võitja peab ise kohal olema või siis eelmiste aastate kogemuses võime öelda, et võitja esindaja, kes tunneb, siis saab ka selle võidu üle anda või siis tulla sellele järgi. Nii et palun, olge ise kohal. Orienteerivalt kell 2 me siis alustame selle loosiga. See kestab kuskil tund aega ja alates kella 15 astub teie ette Koit Toome. Aga nüüd jälle natukene muusikat, teie šopaken jõululaat on täies hoos, inimestel naeratusel näod ja tundke ennast mõnusaks.
roheline.ee ja ülejäänud on Metsa Poole OÜ toodang. Väga hea. Otse-eetrisse läks. Nii on.